Põllumajanduslikku kogemust on 17 aastat. Alustasime väetisekülviga sellise väetisekülviga, kus toimis ainult üks kindel kiirus. Ühe korra reguleerisime, oligi kõik. Siis tuli uus väetisekülvik, millel siis väljakülvi kiirusest sõltumatult oli õige norm alati peal. Kolmanda väetisekülviku ostsime juba sellise, kus siis oli ka kõik GPS-süsteemid peal, varieeruv väljakülv, kõik võimalused olemas. Kolmas väetisekülv on siis firmalt Pookpalle. Seda siis minu enda ettevõttes. Teises ettevõttes kasutame Amazoni väetisekülvikut, millel on ka nüüd siis kõik GPS-lahendused peal olemas. Nii Pookpalle kui Amazon tegelikult kasutavad enda ekraane, et Amazon kasutab täiesti Amatron 4 ja Pookpalle siis töötab üle äpi läbi tahvli. Väetamise juures tegelikult kõige olulisem on, et saaks õige väetis õigele kultuurile õigel ajal ja õiges koguses. Et seal siis ütleme, et külv peab olema ühtlane, et ei tohiks jääda ülekatet, alakatet selles mõttes, et kui 2 korda rohkem väetist saab, ega sellest 2 korda rohkem saaki ei tule. Sealt tuleb pigem 2 korda rohkem probleeme. Kuna ma toimetan 2 ettevõttes paralleelselt, siis AdFarm portaal aitab mul vaadata mõlema ettevõtte põlde samaaegselt. Et ma ei pea minema põllu peale koha peale, ma näen kaugelt ära, kas on kuskil probleemne koht, kuidas väetamisega võiks asja parendada või üldse kuidas põllu seisund on. Et see annab mulle päris palju sellist võimalust juurde. Viimane proteiini väetamine tehti AdFarmi kaarti kasutades. Kasutasin 24. mai satelliidipilti, kaardi koostasin 3. juuni, väetis pandi maha 5. juuni. Ja saaki hakkasime koristama 12. august ja need kohad, mis AdFarmi kaardi järgi said rohkem väetist, ehk olid tugevama taimestikuga, seal oli ka kõvasti tugevam saak. Kui võrrelda nüüd AdFarmi väetuskaarti ja siis tehtud saagikoristuskaarti, tegelikult on nagu kõrgema saagiga alad on suuremaks läinud, ehk siis väetamise ühtlikkus ja põllu ühtlikkus on paranenud. Antud põld on väga reljeefne. Selles mõttes selle põllul on künkaid ja lohkusid ja lohkudesse näiteks AdFarmi soovitanud väetist panna. Seal oli tegu niiskuskahjustusega ja seal talivilja lihtsalt ei olnud. Ja ka need joonistusid siis ütleme nii saagikaardilt kui ka AdFarmi kaardilt välja. AdFarm annab mulle nii väetise kokkuhoiu kui tegelikult ühtlikkuse paranemise, et õige kogus väetist läheb õigemasse kohta. Et ma ise ei suuda kunagi kõiki hektarid omal nii täpselt jälgida ja seda väetise kogust korrigeerida, kui siis ütleme masin teeb seda automaatselt. Täiendavalt annab mulle AdFarm selle võimaluse, et kui ma tean, et mul on tegu kas uhtauguga, tühja kohaga, siis ma saan sealt selle väetise lihtsalt kinni panna väetisekülviku, et sinna üldse ei kulu. AdFarm lihtsustab minu tegevust väetise planeerimisel nii palju, et tegelikult varem mul ei olnud ühtegi võimalust teha endale varieeriva väljakülviga kaarte. Et on küll erinevad programmid selle jaoks olemas, aga nad on kõik olnud väga keerused, et AdFarmis käib see asi väga lihtsalt. Et ja kaasa arvatud, siis ma saan ise neid kaarte korrigeerida vajadusel ja neid kaarte ka siis väga lihtsalt masinale sööta ja ka nende kaartide alusel siis ka väetist välja külvata.